Olid kord 2 venda, vaene ja rikas. Vaesel vennal oli palju lapsi, rikkal mitte ühtegi. Ühel päeval saatis vaene vend poja rikka venna juurde paari pätsi leiba küsima, sest pere oli nälga suremas. Vend aga käskis talle öelda, et koristagu ennast kõigi 4 tuule poole. Hästi, ütles vaene vend. Ta kutsus naise ja palus. Naine, küpseta mulle natuke leiba, ma lähen kõigi 4 tuule poole, nagu mu vend käskis. Naine küpsetas leiva, mees pani leiva kotti ja läks. Teel kohtas ta vana meest, kes küsis. Kuhu sa lähed, mu poeg? Kõigi 4 tuule poole, nagu mu vend käskis. Mine edasi, küllap sa jõuad pärale. Vaene vend läks edasi ja kohtas vana naist. Naine küsis. Kuhu sa lähed, mu poeg? Kõigi 4 tuule poole. Vana naine õpetas. Kuula, mine edasi, kuni jõuad punase värava juurde. Kui sa sinna jõuad, koputa uksele. Ühest aknast vaatab välja inetu, mustade hammastega naine ja küsib sinult. Kas ma olen ilus? Sina pead vastama. Kaunis nagu päike. Siis tuleb aknale teine, veel inetum naine ja küsib sama. Sina vastad. Kaunis nagu kuu. Küll sa siis näed, mis sa tema käest saad. Ja, vastas mees. Ta rändas edasi, kuni hakkas paistma punane värav. Noh, ütles ta. Küllap see ongi see õige, sest ühtki teist punast väravat ma ei näe. Ta jõudis maja juurde ja koputas. Välja tuli mustade hammastega naine ja küsis. Kas ma olen ilus? Kaunis nagu päike, vastas mees. Naine läks tagasi majja. Tuli teine naine, veel inetum kui eelmine, ning küsis. Kas ma olen ilus? Kaunis nagu kuu, vastas mees. Tule sisse, kutsusid naised. Mees läkski. Naised andsid talle kepikese ning ütlesid. Võta see kepike, kui sul midagi vaja on, koputa sellega ja ta täidab kõik su soovid. Mees jättis rõõmsal meelel hüvasti ning hakkas astuma. Poolel teel sai tal teemoon otsa. Ta läks kõht tühjaks ning ta koputas kepikesega. Kohe ilmus uhkelt kaetud laud. Mees sõi ja jõi ja kui ta söönud ja joonud sai, koputas ta uuesti ja laud kadus. Rõõmsalt läks ta koju. Naine ja lapsed kogunesid tema ümber. Nad lootsid, et ta tõi midagi süüa. Istuge, ütles mees. Koputas kepikesega ja jälle ilmus laud hulga söökide ja jookidega. Kui kõik söönuks said, koputas mees jälle kepikesega ning soovis, et ilmuks tuba, mis oleks maast laeni raha täis. Ja tuba ilmuski. Mees saatis poja venna juurde paluma, et vend talle vilja mõõtmiseks matti laenaks. Ta saigi matti ning mõõtis sellega raha ära. Töö lõpetatud, saatis ta matti vennale tagasi. Matti vaadates märkas rikas vend selle küljes münti. Kuidas? Mõtles ta. Minu vend on vaene. Ta palus minu käest paari pätsi leiba, sest ta pere oli nälga suremas. Ja nüüd ma näen siin Mati küljes münti. Ta pani riidesse, läks venna juurde ning nägi tuba, mis oli maast laeni raha täis. Kus sa kõik selle raha said?
küsis rikas vend. Noh, eks sa saatnud mind ju kõigi 4 tuule poole. Ma käisingi seal ära, vastas vaene vend. Ma tahan ka sinna minna, ütles rikas vend. Ja nii ta tegigi. Ta küpsetas leiva, asus teele. Poolel teel nägi ta vanameest, kes küsis. Kuhu sa lähed, mu poeg? Sinna, kuhu tahan, vastas rikas mees. Mine, lausus vanamees. Rikas vend läks edasi ja kohtas vana naist, kes küsis. Kuhu sa lähed? Vastas vaene mees. Kui tüütu sa oled. Kuhu tahan? Vot, sinna lähen. Mine, lausus vana naine. Mees läks edasi. Ta jõudis punase värava juurde, koputas ja välja tuli mustade hammastega naine ning küsis. Kas ma olen ilus? Inetu, nagu kurat. Naine läks majja. Tuli teine naine ja küsis. Kas ma olen ilus? Inetu, nagu kiusatus. Mine tuppa, ma ei või sind isegi vaadata. Naine läks tuppa. Kutsus ka rikka venna sisse ja andis talle kepikese. Mehel oli väga hea meel, aga naised ütlesid, et ärgu ta koputagu kepikesega enne, kui on kodus. Vaevalt sai mees koju, kui ta koputas kepikesega. Ilmus hulk piitsu, mis hakkasid teda piitsutama. Tema naine kutsus teise venna appi. Vaene vend tuli, koputas kepikesega ja piitsad kadusid. Kui vaene vend nägi, mis vennaga juhtunud oli, hakkas tal temast kahju ning ta andis osa oma rahast vennale. Ilusat jõuluaega!